Täna loeme psalmi 22, kus on kirjas üks kõige meeleheitlikum palve terves psalmide raamatus, kui Taavet hüüab: mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Et Taavet tunneb ennast hüljatuna ja mahajäetuna ja hüüab ahastuses Jumala poole: mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Ja Taavet igatseb Jumala järele. Ja psalmide raamatus on nii palju psalme sellest, kuidas psalmistid igatsevad Jumala järele. Ja siin Taavet hüüab Jumala poole ahastuses. Ta igatseb Jumala ligiolu järgi ja see on usklikule kõige rängem kannatus, kui ta kaotab Jumalaga osaduse, kui tuleb meie ellu mingi olukord, raskus, mis varjutab meie eest Jumala headuse, Jumala armastuse, tema õnnistuse, et viletsus, kannatus, valu takistab meil olla osaduses Jumalaga. Ja me hüüame Jumala poole, me igatseme Jumalaga osadus kristlastena rohkem kui midagi muud siin maailmas. Ja seda igatses ka Taavet, kui ta kirjutas psalmi 22. Ja ma loen need esimesed psalmid siit, kus on kirjas, et see on laulu juhatajale viisil koiduaegne ema hirv. Taaveti laul. Mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Kaugel mu päästest on mu oigamissõnad. Mu Jumal, päeval ma hüüan, aga sa ei vasta, ja ööselgi, kuid ei leia enesele rahu. Et psalmide raamat on nii kallis meile, sellepärast, et siin on meile sõnad kõige raskemateks hetkedeks meie elus. Ja mida tegi Taavet, kui ta ei kogenud Jumala abi, kui Jumal tundus olevat temast nii kaugel, siis ta kõneles Jumalaga kui usklik. Ta uskus, et Jumal on ikka tema Jumal. Ta ütles: mu Jumal. Et sina ka usklikuna pead usaldama Jumalat, et ta on sinu Jumal. Ja Jumal on andnud kinnituse meile, et ta on Jumal, meie Jumal isegi kõige raskemas hetkes meie elus, nii nagu siin on kirjas. Psalm 22. Ja Taavet hüüab siin Jumala poole ja ta ütleb psalmis 4, et ometi oled sina püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. Et oma hüljatuse keskel Taavet tunnistab, et Jumal on püha, et Jumal väärib meie kiitust. Isegi siis, kui Jumal ei ole meie palvele vastanud, on Jumal ikka trooni peal ja valitseb meie olukordade üle. Ja me peame kiitma Jumalat ka kõige raskemas olukorras, nagu Taavet, ja uskuma, et ta pole meid maha jätnud, et ta on minu Jumal, ta on minu Jumal. Ta on püha, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. Et psalmide raamat on seepärast nii kallis meile, et see õpetab meile, kuidas Jumalat kiita. Siis, kui ta pole veel vastanud meie palvetele, kui ta pole meid veel raskest olukorrast välja tulnud. Ja mida teeb Taavet siis, kui ta on ahastuses ja hüüab Jumala poole? Ta meenutab, mida Jumal on teinud. Psalmid 5 ja 6. Sinu peale lootsid meie isi-isad, lootsid ja sina päästsid nad. Nad kisendasid sinu poole ja pääsesid. Nad lootsid sinu peale ega jäänud häbisse. Et Taavet meenutab, mida Jumal on teinud. Ta meenutab lugusid, mis on piiblis kirjas. Et Jumal on ustav päästma need, kes teda appi hüüavad ja kes tema peale loodavad. Et piibel on täis lugusid Jumala päästvast armastusest, mida meie saame meenutada, kui meie oleme raskes olukorras. Aga meie jaoks psalm 22 on eriti tähendusrikas, sest see kuulutab ette kõige tähtsamat lugu piiblis, Kristuse ristisurma, mis on meie päästelugu. Sest kui Jeesus löödi risti, siis ta kasutas selle psalmi sõnu. Me kuulsime just Mattuse evangeeliumist, kus Jeesus oli risti peal ja ta hüüdis valju häälega: Eli, Eli, lema sabatani. See tähendab: mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Et kui Taavet meenutab neid päästelugusid, et kuidas Jumal Vanas Testamendis
päästis, siis meile on see lugu Jeesusest, mis temaga risti peal juhtus. Ja see on meie päästelugu, kui Jeesus hüüdis Jumala poole, sest Taaveti appihüüd sai Jeesuse appihüüuks. Et Jeesus võttis psalm 22 sõna Taaveti appihüüu ja hüüdis Jumala poole risti peal. Ja niimoodi Jeesus samastus Taaveti kannatustega. Ja sedasi on Jeesus samastunud meie kannatustega. Et Jeesus on meie pääste, kes tuli, et surra risti peal meie eest. Ja ta on astunud meie armetusse olukorda. Et Taaveti ahastav palve, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid, sai Jeesuse sõnadeks, kui tema oli risti peal. Sest ta tuli surema meie pattude eest. Et kõige rängem kannatus, mida inimene võib eales kogeda, on igavene eraldatus Jumalast pärast maist elu, milleks on põrgu. Et patu palk on surm ja see on õiglane karistus patu eest. Ja kõige kohutavam lahusolek loojast ootab ees inimesi igavikus, kes keelduvad meelt parandamast ja kes ei soovi uskuda Jeesusesse. Ja seepärast Jeesus koges eraldatust Jumala armastavast ligiolust, kui ta oli risti peal, sest ta suri meie patu eest. 2. Korintuse kirjas on öeldud 5. peatükis, et ta on teinud patuks meie asemel selle, kes patust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Et sel hetkel, kui Jeesus hüüdis risti peal, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid, oli ta Jumala armas poeg, ta oli püha ja veatu ja patuta, aga ta kandis meie patu õiglast karistust, et päästa meid kõige kohutavamast lahusolekust Jumalast, põrgust, pärast maist elu, igavikus. Jeesus rääkis isegi loo vaesest Laatsarusest ja rikkast mehest. Ja rikas mees oli elanud Jumala kartmatut elu ja Jeesuse sõnad selles loos on, et ta oli piinas seal põrgus ja ta igatses, et keegi teda lohutaks. Ja sellepärast pidi Jeesus nõnda risti peal kannatama. Nii et siis psalm 22 suuname pilgu Kristuse peale. Kõige rängema kannatuse keskel, milles keegi meist võiks siin maa peal olla. Kujuta ette, mis võiks olla kõige valusam kannatus, mida sa siin maa peal võiksid kannatada. Siis psalm 22 suuname pilgu Kristuse peale ja annab meile igavikulise perspektiivi, et me ei kaotaks usku Jumalasse, kui me oleme raskuste ja kannatuste keskel siin maa peal. Sest 20. sajandi jooksul on kristlased väga palju kannatanud. Varakristlased pidid paljud surema märtritena ja läbi ajaloo on tõelised usklikud pidanud väga palju kannatama maise elu jooksul. Aga nad on uskunud Jeesusesse kui päästesse. Ja seepärast ma ei pea kaotama usku Jumalasse, isegi siis, kui ma olen väga raskes olukorras. Nii nagu Taavet siin hüüab Jumala poole. Sest ma usun Jeesusesse, ta kandis minu patu, süü ja karistuse risti peal. Ma usun Jeesusesse ja ma olen saanud andeks oma patud. Ja ma võin olla lohutatud, et ma ei pea kandma igavest karistust ja lahusolekut Jumalast pärast maist elu, sest Jeesus suri minu eest risti peal. Ta suri, et mul võiks olla lähedane osadus Jumalaga. Ja nii, et kõige pimedamas kannatusöös ka ma võin uskuda, et Jumal on minu Jumal, sellepärast, et ma usun Jeesusesse, Jumala pojasse. Ja ükski maine kannatus ei ole võrreldav selle ahulise osadusega Jumalaga igavikus, Jeesuse tõttu. Nii et tõepoolest, Jumal on tõesti nii püha ja kiitust väärt, nagu Taavet siin ütleb, sest ta loovutas oma poja minu eest, et mul võiks olla terve igavik koos temaga. Aga mis olid siis need olukorrad, mille keskel Taavet ütleb siin, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Loeme edasi salmis 7. Aga mina olen ussike ja mitte mees, inimeste teotada ja halb rahva meelest. Kõik, kes mind näevad, irvitavad mu üle, nad ajavad suu ammuli, vangutavad pead.
ta on kõik veeretanud issanda peale, see pääsku ta, kiskuda ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel. Siin me näeme, et Taavet on ümbritsetud vaenlastest, kes teda põlgasid, pilkasid, kui tema uskus Jumalasse. Aga meil on siin psalmi peidetud tee osadusse Jumalaga, sest Taaveti kannatused olid ettekuulutus Kristuse kannatustest. Et see põlgus ja halvaks panu, mida Taavet koges, sai Kristuse kannatusteks meie eest. Kui sa võrdleb psalmi 22 ja neid psalme, mis ma just lugesin, siis sa näed, et psalm 22 on prohvetlik ettekuulutus Kristuse kannatustest. Me kuulsime Mattuse evangeeliumist seda ülestähendust. Ma võtan veel Markuse evangeeliumi siin võrdluseks. Markuse evangeeliumi 15. peatükis on kirjas, mis Jeesusega juhtus, kui ta oli risti peal. Markuse evangeeliumi 15. peatükki, salm 29. Ja möödujad parastasid teda, pead vangutades ja üteldes, nõndaks templi lammutaja ja 3 päevaga ehitaja. Ja Taavet ütles siin samamoodi salmis 8, et kes mind näevad, irvitavad mu üle, nad ajavad suu ammuli ja vangutavad pead. Et Kristusele sai osaks see, mida Taavet koges. Ja siis nõnda samuti teotasid Jeesust ka ülempreestrid koos kirjatundjadega üteldes, teisi on ta päästnud, iseennast ei suuda päästa. Ja Taavet ütleb, et tema tagakiusajad ütlesid talle, ta on kõik veeretanud issanda peale, see pääsku ta, kiskuda ta välja hädast, sest tal on ju temast hea meel. Et see, mida Taavet koges, sai Jeesusele osaks risti peal, see teotus, see põlgus, irvitamine, naermine. Ja meie võime samuti sattuda olukorda, kus meie usk katsutakse läbi. Et Jumal lubab meie ellu mingi olukorra, kus me peame võitlema, et saada tagasi see meeldiv lähedne osadus Jumalaga. Ja me hüüame Jumala poole, et miks Jumal, sa lubasid selle olukorra minu ellu. Siis meenuta, et see, mida Jeesus koges, on see, mida Taavet koges. Et Jeesus samastus Taaveti olukorraga ja Jeesus on samastunud sinu olukorraga. Sest Jeesus tuli siia maailma, ta sai osa meie lihast ja verest, ta oli kõigiti kiusatud nagu meie, ta on astunud meie olukorda. Ja kui Kristus on samastunud Taaveti olukorraga, siis meie peame otsima osadus Kristusega kõigis eluolukordades, et meie võiksime olla osaduses Kristusega. Et Jumal ei ole mind maha jätnud mu raskes olukorras, sellepärast et Jeesus Kristus on tulnud mulle päästjaks. Ja nii saab Kristus mulle lähedaseks ja isiklikuks kõigis minu kannatustes siin maises elus. Ja Taavet meenutab Jumala isiklikku armastust tema vastu oma elus, salmides 9 ja 10. Ta on kõik veeretanud issanda pea, see salmid 10 ja 11, kus Taavet ütleb Jumalale, jah, sina oled see, kes tõi mind välja üsast, kes kaitses mind mu ema rinnal. Sinu hooleks ma olen jäetud lapsekojast, mu ema üsast alates oled sina minu Jumal. Et enne ta hüüab Jumala poole, minu Jumal, minu Jumal. Ja siin ta usaldab Jumalat, et alates sünnist oled sina olnud minu Jumal. Et kui mina olin veel väike ja abitu, veel ema üsas veel sündimata lapsukene, siis Jumal, olid sa juba mind valinud enda omaks. Sa olid juba minu Jumal ja kristlasena me võime öelda nii, nagu Paulus kirjutas 2. Timotese 1. peatükis salmis 9, et Jumal on meid päästnud ja kutsunud püha kutsega, mitte meie tegude järgi, vaid omaenese kavatsuse ja armu järgi, mis meil on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Et kristlasena ma tean, et ma olen valitud. Enne seda, kui mind loodi, Jumal valis mind armastuse. Enne kui ma suutsin teha mingeid tegusid, et ära teenida Jumala armastust, Jumal valis minu. Nii nagu Taavet oli Jumala valitu, Jumala armastatu.
Nüüd oma katsumuste keskel ma võin öelda, sina oled minu Jumal, sina oled minu valinud, sa oled mind isiklikult armastanud. Nagu Paulus kirjutab kirjas efeslastele, et me oleme Kristuses valitud enne maailma rajamist, olema pühad ja laitmatud tema palges armastuses. Nii et kui ma tunnen, et ma olen väärtusetu ja põlatud, nagu Taavet siin ütleb, et mina olen ussik ja mitte mees, inimeste teotade ja halb rahva meelest, siis ma võin ennast lohutada selle teadmisega, selle tõega, et Jeesus on astunud minu olukorda. See, mida Taavet koges, sai Jeesusele osaks risti peal ja mida iganes mina kogen, kannatusi, raskusi, kiusatusi, põlgust, hüljatust, üksindust, siis ma tean, et ma ei ole hüljatud, sest Jeesus, minu päästja, oli hüljatud risti peal minu eest. Et mina oleksin vastu võetud ja armastatud. Et mitte miski ei saa mind lahutada Kristuse armastusest. Isegi kõige suuremad raskused, nagu Taavetel olid salmis 22. Ja nüüd Taavet palub uuesti. Enne ta palus, et Jumal, miks sa mu maha jätsid, aga nüüd salmis 12 ta palub, ära ole minust kaugel, sest kitsikus on ligi, sest abimeest ei ole. Ja miks? Palju härja värsse ümbritseb mind, paaseni sõnnid piiravad mind. Nad ajavad oma lõuad ammuli mu vastu, nagu lõvi, kes murrab ja möirgab. Need paaseni sõnnid ja härja värsid siin tähistavad luuleliselt Taaveti vaenlasi, kurja inimesi. Ja meie jaoks on siin oluline näha, et see, mida siin Taavet kirjeldab, on detailne ettekuulutus Kristuse risti löömisest umbes 1000 aastat enne Kristuse tulekut. Salmis 15 ta ütleb, ma olen välja valatud otse kui vesi ja kõik mu luud liikmed on koost ära. Jeesus rippus risti peal ja ta hing oli kurb kuni surmani. Mu neel, salm 16, mu neel on kuiv nagu potitükk ja mu keel on kinni suulae küljes. Surmapõrmu paigutad see minu, et Jeesus koges risti peal janu. Salm 17, sest koerad ümbritsevad mind, tigedate hulk keerleb mu ümber, nad purevad mu käsi ja jalgu. Ja ma tean, et mõnedes ingliskeelses tõlgetes on teatud käsikirjade abil see tõlgitud, et nad torkavad läbi mu käed ja jalad. Me näeme siin ettekuulutus Kristuse risti surmast, et ta käed ja jalad olid läbi torgatud, haavatud. Salm 18, ma võin lugeda kõiki oma luid, nemad aga vahivad mulle otsa ja parastavad mind. Ja see juhtus Jeesusega, kui teda pilgati risti peal. Nad jagavad mu rõivad eneste vahel ja heidavad liisku mu puue pärast. Ja täpselt see juhtus Jeesusega, kui ta oli risti löödud, siis sõdurid heitsid liisku tema riiete pärast. Nii et Taavet kuulutab ette umbes 1000 aastat varem hämmastava täpsusega hukkamist, mis näeb välja risti löömisena väga selgelt. Et Taavet oli prohvet, kes kuulutas ette Kristuse tulekut. Ja seetõttu Taaveti kannatused ei olnud tühised ja mõttetud kannatused, vaid tema kannatused said ettekuulutuseks Kristuse kannatustest. Ja seepärast Taavet ei olnud üksi, et Jumal ei olnud teda maha jätnud. Sest Jeesus Kristus on tulnud Taaveti poeg päästjaks. Ja nii pead sina ka igas kannatuses või olukorras, milles sina oled, otsima osadus Kristusega. Ja usklikana on meile kõige rängemaks kannatuseks see, kui me kaotame Jumala ligiolu, meeldiva läheduse, siis kui oleme pattu teinud. Et patt lõhub meie osaduse Jumalaga. Ja see on kõige valusam kannatus meile kristlastena. Ja me hüüame Jumala poole, võib-olla sina Jumala poole niimoodi hüüdnud, et mu Jumal, miks ma langesin taas sellesse pattu, miks ma olen taas teinud seda pattu, mida ma vihkan, millest ma olen meelt parandunud. Ma olen korduvalt sellesse langenud, ma hüüan Jumala poole, miks mu Jumal. Ja mõnikord me oleme nii kurvad ja kahetseme ja oleme nii murdunud, et me süda nagu 1000 tükiks murdunud, et Jumal, miks
ma olen nõnda eksinud ja pattu teinud. Ja siis me võime vaadata risti löödud Kristuse peale ja me näeme oma suureks lohutuseks, et see, mida mina kannatan, seda kannatas Kristus minu eest. Et ma ei ole üksi oma patu süüga, sest Jeesus suri minu pattude eest risti peal. Et kui Jeesus kohta on siin öeldud, et ma olen välja valatud, salmis 15, otse kui vesi ja kõik mu luudliikmed on koost ära, mu süda nagu vaha, ta on sulanud mu sisikonnas. Siis me näeme siin, kuidas Jeesus risti peal suri murtud südamest, et sa näed tema valu ja tema armastust, et ta suri minu patu eest armastuse ja kaastundega. Me loeme Johannese evangeeliumis, et üks sõdur torkas piigiga tema külge, nii et ta oli läbi torgatud. Ja Taavet kuulutab ette, kuidas tema süda on nagu vaha sulanud tema sisikonnas. Ja niimoodi valas Kristus Jeesus minu pattude andestuse puhastuseks oma kalli vere. Ja ma leian tõelise lohutuse, tõelise jõu meelt parandada, jätta oma patt risti peale, kui ma nõnda otsin osadus Kristusega. Nii et me ei pea laskma patul lahutada meid Jumalast, meil on võimalus tulla tagasi Jumala juurde, ükskõik mis olukorras me oleme, kui me vaatame, et Kristus kannatas seda valu ja vaeva, mida mina olen kannatanud oma patu pärast. Ja leian suurt lohutust, andestust, puhastust. Heebra kiri ka kirjeldab meile, kuidas me võime tulla Kristuse juurde, kes oli hüljatud ja põlatud meie eest. See on Heebra kirja 13. peatükis ja salmis 12 ja 13 me võime lugeda. Seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. Mingem siis tema juurde väljaspoole leeri, kandes tema teotust. Ja siin Heebra kirja autor viitab sellele, mis Vanas testamendis tehti ohvritega, et ohverdati templi ees altaril ja lepituspäeval viidi ohvri veri preestri poolt kõige pühamasse paika, piserdati lepitus kaanele seaduse laekal ja siis ohvri looma keha viidi väljaspoole leeri, väljaspoole Jeruusalemma linna ja põletati seal. Ja siis Heebra kirja autor ütleb, Heebra kirja 13 peatükk ja salmid 12 ja 13. Et seepärast ka Jeesus, et enese vere läbi pühitseda rahvast, on kannatanud väljaspool väravat. Et kujutad sa ette, et Jeruusalemma linn, see armastatud linn koos templiga Sioni mäel, aga Jeesus viidi väljaspoole Jeruusalemma linna. Ta oli põlatud ja hüljatud ja seal löödi ta Golgata mäel risti, kus ta hüüdis, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Me näeme, et Jeesus on läinud nende hulka, kes on põlatud, hüljatud, väljaspoole jäädud. Et Jeesus on tulnud nõnda, et olla patuste sõber. Et kui sina tunned, et sa oled jäänud kaugele, eemale koguduse osadusest või sul on kellegagi mingi olukord lahendamata ja sa tunned, et sa vajad abi, et leida lepitust kellegagi, andeks paluda, siis mõtle Jeesuse peale, kes oli väljaspoole Jeruusalemma linna viidud, põlatud ja hüljatud, risti löödud. Ja meil on üleskutse minna tema juurde väljaspoole leeri, kandes tema teotust. Mida ma teen siis, kui mina olen ümbritsetud raskustest, kannatustest või vaenulikest inimestest nagu Jeesus risti peal? Me peame tulema tema juurde ja kandma tema teotust, olema osaduses temaga. Ma loeksin selleks Jeesuse õpetuse Mattuse evangeeliumi 5. peatükis. Mattuse evangeeliumi 5. peatükis salm 38. Edasi seal Jeesus õpetab. Te olete kuulnud, et on öeldud silm silma ja hammas hamba vastu,
Aga mina ütlen teile, ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette. Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki, jäta talle ka kuub. Ja kui keegi sunnib sind käima 1 miili, mine temaga 2. Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata. Te olete kuulnud, et on öeldud, armastame ligimest ja vihkama vaenlast. Aga mina ütlen teile, armastage oma vaenlasi ja palvetage nende ees, kes teid taga kiusavad. Ja Jeesusele sai see osaks, mida ta õpetas. Et teda löödi vastu nägu, vastu põske. Tema peale sülitati. Teda löödi, aga Jeesus ei löönud vastu. Jeesus oli tasane nagu talg, keda viidi tappa. Jeesus sunniti tema enda ristipuud kandma läbi Jeruusalemma. Jeesuselt võeti tema riided ja need jagati liisuteel. Ja Jeesus palvetas oma tagakiusajate eest. Nii et kui mina olen raskustes ja katsumustes, kui minul on mingi olukord inimesega, kellega on väga raske, kes on vaenulik minu vastu, siis sa ei pea olema kaugel Jumalast, vaid sa võid olla osaduses Kristusega selles olukorras. See inimene, vaenulik inimene minu ees, aga ma võin olla osaduses Kristusega, vaadata risti peale ja kanda tema teotust, kanda seda raskust koos temaga. Ja sa võid armastada ja andestada ja oma vaenlasele, kui sa nõnda tuled Kristuse juurde ja oled osaduses temaga. Et on nii palju kristlikke hümne, laule sellest, kuidas me võime tulla Kristuse risti juurde, see on usklike kogemus läbi sajandite. See on see tõeline usk, mis meil on kristlastena. Me usume, et Kristus suri risti peal, aga see meil on nii kallis ja me tahame tulla Kristuse risti juurde päevast päeva. Ja psalm 22 näitab meile, kuidas seda teha ja olla kõige kallimas ja armsamas osaduses Kristusega, isegi kui mul on valus ja raske, ma pean tegelema inimesega, kes mulle palju vaeva valmistab, aga mul on võimalus olla osaduses Kristusega. Ja kui mind isegi pilgatakse mu usu pärast, et ma olen kristlane, siis nagu ma lugesin Heebra kirjast, me läheme väljaspoole leeri tema juurde, Kristus juurde, tema juurde, kes seal põlatuna risti löödi Golgata mäel ja ma kannan tema teotust. Temaga koos ma suudan seda raskust kanda. Nii kallis, et see, mida Taavet koges, sai Kristuse kogemuses ja kannatusteks ja nii on Kristus tulnud, et olla meie kannatuste ja kiusatuste keskel meiega. Nii, ja Taavet palvetab siin nüüd taas salmis 20. Aga sina, issand, ära ole kaugel mu vägi, tõtta mulle appi, tõmba mu hing ära mõõga eest, koera käest mu ainuke, päästa mind lõvi suust ja metshärgade sarvede eest. Et siin Taavet veelgi innukamalt nüüd palub, et Jumal teda aitaks ja see meile eeskujuks, et kui me oleme raskuse, katsumuse keskel, et me siis ei astuks sellele vastu oma enese jõus, vaid me paluksime Jumalat, loodaksime tema peale. Ja et meie ahastus ka, millega see psalm algab, muutuks tungivaks palveks, usupalveks, et Jumal, ära ole minust kaugel, tõmba mu hing ära mõõga eest, koera käest mu ainuke ja päästa mind lõvi suust ja metshärgade sarvede eest. Palveta hoolega, Jumal on sinu Jumal ja ta vastab sulle. Ja nii me näeme siin psalmis 22, et kõigepealt see psalm on kaebelaul. Esimene pool sellest psalmist on kaebelaul, aga alates psalmist 22 muutub see psalm kiituse lauluks, sest Taavet ütleb siin, sa vastasid mulle. Nii et igal kannatusel on kord lõpp. Ja nii ka meie elus. Ja me võime uskuda, et Jumal vastab palvele. Ja Taavet ütleb psalmis 23, ma tahan su nime kuulutada oma vendadele ja keset kogudust ma tahan kiita sind. Ja meie jaoks on oluline mõista, et see Taaveti tänu ja kiitus siin sai tõeliseks siis, kui Kristus tõusis üles surnuist 3. päeval. Sellepärast, et Heebra kirja autor võtab need Taaveti sõnad ja
kuulutab, et Kristus tõusis üles surnust nõnda. Ja need Taaveti sõnad, psalmis 22 on kirjas Heebri kirja 2. peatükis. Alates psalmis 10 me võime lugeda Jeesuse kohta. Heebri kirja 2. peatükk alates psalmist 10. Sest Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende päästerajaja, selle, kes viib kirkusse palju lapsi. Jah, nii hästi pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe isa lapsed. Sel põhjusel Jeesus ei häbenegi neid hüüda vendadeks. Ta ütleb, ma tahan kuulutada su nime oma vendadele, koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust. Et Heebri kirja autor julgelt ütleb, et see, mida Taavet siin ütleb, sai Jeesuse sõnadeks, kui ta surnust üles tõusis. Ma tahan kuulutada su nime oma vendadele, koguduse keskel tahan ma laulda sulle kiitust. Nii tõepoolest, psalm 22 on prohvetlik ettekuulutus Kristuse kannatustest, ristisurmast ja ülestõusmisest. Ja seepärast, kui me hüüame mu Jumal, ma raskuses, me võime leida kinnitust, et Jumal on minu Jumal, sellepärast, et Jeesus on surnust üles tõusnud. Kui me loeme Johannese evangeeliumi, siis seal on Maarja Magdalena, kes oli risti juures ja vaatas Jeesus, kuidas ta ristil suri. Ja siis me loeme, et ülestõusmise päeva hommikul Maarja Magdalena läks otsima Jeesust. Ja ta leidis tühja aua ja ta nuttis, sest ta ei leidnud oma issandat. Et see oli kindlasti üks kõige raskemaid hetki Maarja Magdalena elus, sest Jeesus, see kallis päästja, kes oli teda vabastanud, oli nüüd surnud ja maha maetud, nüüd oli tema ihu kadunud hauast. Ja ta nuttis ja ta tundis ennast hüljatuna. Ja siis Jeesus ilmus Maarja Magdalenale ja ütles täpselt seda, mida me loeme siin psalmis 22. Jeesus ütles Maarja Magdalenale Johannese evangeeliumi 20. peatükk, psalm 17. Aga mine mu vendade juurde ja ütle neile, ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde. Siin me näeme, et Jumal on saanud minu Jumalaks, nii nagu Taavet siin psalmis ütleb, selle tõttu, et Jeesus pärast oma ristikannatusi on surnust üles tõusnud. Et Jumal on nüüd minu isa, Jumal on minu Jumal, ma olen saanud Jumala lapseks. Ma võin rõõmustada nii nagu Maarja Magdalena pärast kurbust, nagu kohtus üles äratunud Kristusega. Ma ei ole maha jäetud, et Jeesus on üles tõusnud, ta elab, ta on elav üles tõusnud issand. Ja nii on ka meiega, et Jeesus on üles tõusnud. Ja meie pisarad võivad muutuda rõõmuks selle pärast, et see lugu Kristuse ristisurmast üles tõusmisest on meie jaoks igal päeval. Ja nüüd pärast oma kannatusi õpetab Taavet teisi. Ja seda me võime lugeda alates psalmis 24. Teie, kes issandat kardate, kiitke teda, kõik Jaakobi sugu, austage teda ja värisege tema ees kõik Iisraeli sugu, sest ta ei pannud halvaks ega põlanud viletsa häda ega varjanud oma palet tema eest, vaid kuulis, kui ta kisendas tema poole. Sinu kohta käib mu kiituslaul suures koguduses, ma tasun oma tõotused nende ees, kes teda kardavad. Vaesed saavad süüa ning saavad kõhud täis, issandad kiidavad, kes teda otsivad. Teie südamed elagu igavesti. Et kui Jumal on sinu katsumustest läbi viinud, andnud sulle lähedase osaduse temaga taas, siis sina pead ka kiitma Jumalat. Sa pead tasuma talle oma tõotused, pühendama enda elu temale, et elada tema sõna järgi. Ja siis sina saad ka julgustada teisi, nii nagu Taavet siin teeb pärast oma kannatusi, ta julgustab teisi ka kiitma issandat. Ja nii on ka meiega, et Jumal viib meid kannatustest läbi, et me võiksime teisi kutsuda Jumalat kiitma, Jumalat usaldama, et ta aitab viletsad ja abituid. Niimoodi me loeme, et apostel Paulus, kui tema ka väga palju kannatas, siis ta
kirjutab korintlastele 2. Korintuse kirjas 1. peatükis. Paulus seal kirjeldab ka oma kannatusi, mis olid väga rasked, ta tundis, et oli lausa surmasuus ja surmaotsus oli juba käes, et ei olnud kindel, kas nad üldse ellu jäävad, aga Jumal päästis nad mingist väga raskest olukorrast, apostel Pauluse. Ja kirjutab korintlastele 2. Korintuse 1. peatükk, salmid 4 ja 5. Tema julgustab meid igas meie ahistuses, et me suudaksime julgustada neid, kes on mis tahes ahistuses, julgustusega, millega Jumal meid endid julgustab. Sest otse, kui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustus Kristuse kaudu. Et täpselt nii, nagu me näeme siin salmis 22, ütleb apostel Paulus, et temal oli ka küllaga Kristuse kannatusi. See, mida apostel Paulus kannatas, ta tundis, et see olid kannatused Kristuse pärast. Ja siis oli tal küllaga julgustust Kristuse kaudu, mida teistega jagada. Ja seepärast meie kannatused ei ole mõttetud kristlastena. See valu ja vaev, millest me läbi läheme, võid olla väga tähendusrikkad. Jumal võib sind eriliselt kasutada teiste julgustuseks. Et kui sina praegu kannatad raskelt ja oled mingis katsumuses, siis usalda, et Jumal vastab, Jumal pöörab olukorrad. Jumal võib kasutada sind, et sa saaksid ka kutsuda teisi kiitma Jumalat, osaldama Jumalat, sa saad teisi julgustama. Tihti just Jumal saab eriti kasutada neid, kes on mingist väga rängast olukorrast läbi läinud, et nad saavad eriliselt Jumal saab neid kasutada teiste heaks. Ja Taavet jätkab siin kiitusega, salmis 28. Kõik maailma ääred tuletavad teda meelde ja pöörduvad tagasi Issanda juurde ja sinu ette kummardavad kõik rahvaste suguvõsad, sest Issanda päralt on kuninglik võim ja ta valitseb rahvaid. Kõik ilmamu võimsad kummardagu tema ette vajugu põlvili kõik, kes lähevad alla põrmu ja kelle hinge ta jäta ellu. Et siin Taavet kiidab Jumalat, kes on kuningas üle kõigi rahvaste ja me teame, et Jeesus, see Naatsareti Jeesus, kes risti peal suri, on see kuningate kuningas. Tema on see, kelle trooniks on Iisraeli kiituslaulud. Et Taavet oma isiklikus kannatuses tõstab oma pilgu ja vaatab selle suurele pildile, kuidas Issand peab saama kuningaks kõigile rahvastele. Ja see on meile üleskutseks, et meie peame kuulutama rõõmusõnumeid Jeesusest Kristusest kõigile rahvastele. See on see ülesanne, mis meile on kogudusena antud. Et Kristuse ristisurm, tema ülestõusmine on rõõmusõnumiks, mida teistega jagada. Ja kõik meie eluolukorrad, kõik meie raskused, katsumused, kannatused, millest me läbi läheme, on selleks, et meie võiksime kuulutada teistele Kristust Jeesust. Et kõik maailma rahvad, kõik valitud maailma rahvast hulgast võiksid pöörduda Kristuse poole. Tema saaks kuningaks ja päästeks. Kui me nägime siin nii palju kannatusi, siin salmis 22, siis ma loeks veel selle, mida kirjutab Paulus kolosslastele, kirjas kolosslastele 1. peatükis, salmid 24 ja 25. Kiri kolosslastele 1. peatükk, salmid 24 ja 25, kus Paulus ütleb, nüüd ma rõõmustan oma kannatustes teie pärast ja oma ihus ma täidan puuduvat osa Kristuse kannatustest. Tema ihu, see tähendab koguduse heaks, kelle teenriks ma olen saanud Jumala korralduse järgi, mis mu kätte on antud teie heaks, et teile täielikult kuulutada Jumala sõna. Et siin Paulus ütleb, et ta täitis puuduvat osa Kristuse kannatustest. Aga Piibel selgelt õpetab, et ainult Kristuse kannatused on pattude andestuseks, lunastuseks, päästeks. Et Kristuse kannatused, ristisurm, ülestõusmine on meie täiuslik pääste. Et sinna ei ole midagi juurde lisada neile kannatustele. Aga siin Paulus kirjutab kolosslastele, et ma täidan puuduvat osa Kristuse kannatustest. Tema ihu, see tähendab koguduse heaks. Ja siin me näeme, et kui Kristus on täiuslikult kannatanud ja pääste meile valmistanud, siis on üks puuduv lüli ja see on see, mis kuulub meile, et meie peame viima selle pääste sõnumi Kristusest inimesteni. Ja see võib olla väga raske ja kannatuste rohke,
kui sa loed missionäride lugusid läbi ajaloo, siis sa näed, kuidas paljud missionärid on väga palju pidanud kannatama selleks, et minna kaugete rahvast juurde Kristuse sõnumiga. Ja nad on niimoodi täitnud seda puuduvat osa, see lüli, et viia sõnum Kristuse päästest inimesteni. Ja sama on ka meiega, see on julgustuseks meile, et kui meile tundub raske see, et me peame rääkima evangeeliumi teistele, siis mõtle selle peale, et sa saad viia armastuses kõige kallima sõnumi päästest, lunastest Kristusest inimeseni. Et see on meile julgustuseks armastada ohvrimeelselt inimesi, isegi olema valmis kannatama või olema valmis kannatama teotust või pilget või halvakspanu. Ma tean, ma täidan seda puuduvat osa, ma viin kõige kallima sõnumi Kristusest inimesteni. Niimoodi me võime olla koos Kristusega isegi sellistes kannatustes. Ja siis Taavet ütleb siin lõpuks salmid 31 ja 32. Tulevane sugu teenib teda. Issandast jutustatakse tulevasele põlvele. Nad tulevad ja kuulutavad tema õigust vast sündivale rahvale jutustades, et tema on seda teinud. Et siin on siis ettekuulutus, et tulevane põlv saab ka kuulma Issandast. Ja see on meile üleskutse lapse vanematena, et me kuulutaksime Kristust oma lastele. See on siin psalmis kirjas, et me jutustaksime Issandast tulevasele põlvele. Et kuulutaksime seda, mida Issand on teinud. Et me jutustaksime, et tema on seda teinud. See meenutab neid sõnu, mida Jeesus ütles risti peal Johannese evangeeliumi 19. peatükis, kui ta ütles, see oli lõpetatud, see on lõpetatud. Ja ta langetas pea ja heitis hinge. Kõik oli lõpetatud, Kristus oli täiusliku lunastuse saavutanud. Meie peame kuulutama seda lastele, et usu Issandasse Jeesusesse, kallis laps. Sa saad andeks oma patud, sa saad igavese elu. Jumal saab sinu jumalaks, Jumal saab sinu taevaseks isaks. Sul saab osaks kõige kallim osadus Jumalaga kui oma taevas isaga. Nii on usklikud vanemad suureks õnnistuses oma lastele. Ja seepärast on see meile lohutuseks ja kinnituseks lapse vanematena, et ükskõik kui raske on ka laste kasvatus, kui palju raskusi me ka läbime selles, et see on kõik seda väärt, see kõige raskem kannatus lapsi kasvatuses on seda väärt. Kui me saame tuua oma lapsed Kristuse juurde, rääkida neile päästest ja nad võivad uskuda Issandasse Jeesusesse. Nii et psalm 22 on täis kurbust ja ahastust ja appihüüdu, aga ka kiitust ja tänu ja palve vastuseid. Ja nii on ka meie elus usklikena. Aga kõik see, millest me läbi läheme usklikena, see omandab tõelise tähenduse, nii nagu psalm 22 omandab tõelise tähenduse siis, kui me usume Issandasse Jeesusesse, Kristusesse, kui me tõepoolest peame kalliks enda omaks, mida Kristus kannatas minu pärast ja kuidas ta üles tõusis minu pärast. Ja seepärast võib psalm 22 olla sinu kallis palve ja laul. Amen.